ma olen liitnud kokku iga maakonna 5 aastaku kruusakaeved, ma olen teada saanud, kui palju igal aastal kokku Eestis kruusa kaevandati, ma arvutasin siia alla veel mõningaid statistilisi näitajaid iga aasta kohta, kuid on veel üks oluline asi, mida ma pole veel teinud, kuid mida väga tihti arvutatakse, nimelt protsent. Mul on siin arvutatud kokku, kui palju Eestis 5 aasta jooksul üldse kruusa kaevati ja samamoodi on kokku arvutatud iga maakonna kaeved. Kas ei teki siinkohal tahtmine vaadata tulemust nii-öelda protsentides, et mitu protsenti moodustab iga maakonna maht kogu kaevatud mahust? Ma arvan, et see oleks päris huvitav ja ma teen seda 2 erineval moel. Esiteks nii-öelda valesti, et näidata sulle ära, millised probleemid tavaliselt algajal protsendi arvutamisel tekivad ja siis kustutame oma arvutused ära ja teeme seda seejärel siis nii, nagu peab tegema. Lisan oma tabelisse veel ühe tulba ja panen sellele pealkirjaks näiteks protsent. Või kui täpsem olla, siis võiks olla protsent tervikust. Nii. Ja et see tekst, näete, see tekst läks mul siia kõrval olevate tulpade alla peitu, et see tekst ilusasti välja paistaks, ma võin minna siia 2 tulba vahelisele joonele ja kui mu kursor on muutnud oma pilti, siis teen siin topeltklõpsu ja see tulp läheb automaatselt nii laiaks, kui siin tulbas on kõige laiem tekst olemas. Ja lähen siis siia lahtrisse H4, et hakata siia protsenti arvutama. Nagu ikka tuleb valemi kirjutamist alustada võrdusmärgiga ja nagu me kõik teame, tuleb ju protsendi arvutamiseks jagada, antud juhul siis Harju maakonna kogumaht, näete siia valemisse ilmus selle lahtri viide G4, see kogumaht tuleb jagada, jagamiseks kasutatakse kaldkriipsu, leia oma klaviatuurilt kaldkriips, vajuta seda ja see tuleb jagada ju kogu Eesti kaevemahuga ehk siis lahtriga G19. See G19 ilmus meile samuti siia valemisse. Ja ongi valmis, tuleb vajutada Enter. Siit võime siis näha, et Harju maakonna kaeved moodustavad kõikidest kaevetest umbes 13,2%. Kuid antud arv 0,1321365 ja nii edasi pole just kõige loetavam ja ka ilusam 5% väljendamiseks ja seepärast viime selle arvu nüüd natukene rohkem protsendi kujule ja lisame talle ka siis protsendimärgi ja teeme seda mitte ainult selle ühe lahtriga siin, vaid kogu selle tulbaga, kuhu me tahame oma protsenti arvutada. Ja märgistan kogu tulba ära kuni kogu Eesti mahuni. Ja märgistamisel tuleb siis olla ettevaatlik, et mitte võtta siit alt nurgast kinni, vastasel korral me hakkaksime seda valemit kopeerima siia alla, vaid lihtsalt võtan sellest lahtrist suvalisest kohast kinni ja märgistan ära kuni selle Eesti kokku reani. Ja nüüd lähen Home nupu ribale ning vaadake siin Exceli tabeli lahtri käskude rühmas on protsendi tööriist. Vajutan siia ja mis juhtus? Minu pikk lohisev arv on muutunud ilusaks protsendiks. Mida Excel tegi, kui ma siia vajutasin? Mitte midagi muud, kui korrutas lihtsalt selle tulemuse 100-ga ja pani lõppu protsendimärgi. Kuid pea kinni, ta on ju minu täpse arvu alla ümardanud. Ei, tegelikult mitte. Siinkohal tuleb meeles pidada, et protsendi arvutamisel Excel kindlasti ei ümarda. Ta vaid näitab meile tulemust ümardatult ja selle lahtri taga on ikkagi olemas see sama vana endine täispikk lohisev arv. Kui ma tahan, et tulemus ei oleks mul täiskümneteni ümardatud või ma tahan, et ta ei näitaks mulle täiskümneteni ümardatud arvu, siis tuleb mul vaid kasutada siin samas Home nupuribal
komakohtade nihutamise tööriistu, mis asuvad siin samas protsendi tööriista kõrval. Seega, kas lisan oma vaatesse 10 kohti juurde, ma võin neid lisada siis nii palju, kui ma soovin, või siis võtan tagasi. No las jääb 1 koht mul siia protsenti alles, et oleks natukenegi täpsem. Ja veel kord rõhutan, et need tööriistad siin, selles lahtris, mõjutavad ainult vaadet, kuidas seda arvu siin lahtris näidatakse. Mitte ei ümardata tegelikku väärtust siis kas ülesse või alla. Nii, mul on nüüd siin esimeses reas valem kirjutatud ja tulemus on käes ja ma ei taha igal real hakata uuesti seda valemit kirjutama ning nagu me juba mitmeid tunde oleme õppinud, tahaksin nüüd oma valemi kopeerida tabeli lõpuni, lootes, et Excel arvutab mulle protsendid iga maakonna kohta ilusasti ära ning et lõpuks tuleks kokku 100%. Ja teeme seda. Lohistan valemi tabeli lõpuni, võttes siit nurgast kinni, lohistan selle tabeli lõpuni ja tulemuseks on, ma ütleks, 100% jama. Miks siis nii? See nüüd on see koht, kus tavaliselt kaotatakse pea ja arvatakse, et appi, et küll see Excel on ikka üks nõme programm. Kuid läheme selle tulba esimesse lahtrisse tagasi ja vaatame, mida me siis üldse siia kokku kirjutasime. Seega, lahter G4 on mul jagatud lahtriga G19, mis on ju õige, nii peabki olema. Vaatame järgmist lahtrit. Võtan enter, läheme järgmise lahtri peale. Seekord on jagatud lahter G5 lahtriga G20. Ta jagab minu tulemuse keskmisega. No see on juba natukene jabur. Nii, järgmine lahter. Järgmine lahter on G6 jagatud G21-ga. Jällegi ei oma see mitte mingit mõtet. Mis toimub? Kui ma lohistan esialgset valemit, siis mäletate, Excel kohandab lohistamisel valemi vastava rea peale ümber. Seega, kui ma nihutan jagatavat ühe võrra allapoole, siis nihkub ka jagaja ühe võrra allapoole ning lõpuks saame siis siia veateate, et me proovime näiteks siin lõpus, et me proovime juba nulliga jagada, mida loomulikult teha ei saa. Ja vaatame veel kord seda sama olukorda siit formulas nupu ribalt, kus näitaks meile ka veel neid valemeid järjepanu. Siin on veel eriti hea vaadata, kuidas näiteks siin reas püüame me protsenti arvutada jagades kokku tulemuse 0 lahtriga. Esimesel kohal olev lahtri aadress ilusasti nihkub meil valemi lohistades allapoole, mida ongi vaja, aga see teine lahter siin taga ei tohiks meil ju allapoole nihkuda. Me tahaksime ju, et iga maakonna tulemus jagataks meil ju Eestis kokku oleva tulemusega. Mida siis antud olukorras teha? Läheme tagasi algsesse vaatesse, home nupuribale jällegi ja kustutame kogu oma tehtud kaose siit tulbast ära, vajutades delete. Lähen uuesti siia esimesse lahtrisse ja alustame protsendi arvutamisega otsast peale. Kuid nüüd väikese erinevusega. Nüüd, kui me teame, milles probleem seisnes, teeme arvutuses väikese muudatuse. Alustame täpselt samamoodi võrdusmärk, esimene lahter G4, kaldkriips jagatud Eestis kokku tulemusega. Kuid enne kui ma nüüd enterit vajutan, panen tähele, et minu selle jagaja lahtri ümber, mida ma tahaksin fikseerida, oleksid nüüd need tantsivad sipelgad ja sellisel momendil vajutan klaviatuurilt hoopiski F4. Pane tähele, mis siin valemis juhtus. Antud lahtri aadressi tähelise osa ette ja samuti numbrilise osa ette tulid dollarimärgid.
see nüüd tähendabki seda, et see aadress on fikseeritud. See aadress on muutunud absoluutseks aadressiks. Kuid ma näitan veel F4 võimalused. Vajutan veel kord F4 peale. Ma saan selle aadressi ka osaliselt nii-öelda fikseerida. Et tulp G oleks mul vabalt nihkuv, kuid rida 19 on mul siis nii-öelda fikseeritud ja absoluutseks muudetud. Veel kord vajutan F4 peale. Dollar ilmus tähelise osa ette, seega tulp G on mul fikseeritud, aga rida on vabalt muudetav. Kui ma nüüd veel viimast korda vajutan F4 peale, siis kõik võimalused on juba läbi vaadatud ja oleme jälle selle tavalise suhtelise aadressi juures, enam ei ole tegemist absoluutse aadressiga. Meil on vaja ka, et see lahter oleks täielikult fikseeritud, seega vajutame ainult ühe korra F4, oleme nagu tsükli alguses tagasi, vajutame ühe korra F4, mis tähendab seda, et need dollarimärgid ilmuvad nii rea kui ka veeru ette. Seega nüüd peaks olema meil see valem õigesti kirjutatud. See tähendab seda, et esimene osa sellest valemist muutub meil ajas, tema on meil suhteline aadress, aga jagaja ehk siis Eesti keskmine kokku on meil absoluutne aadress, tema peaks olema meil nüüd fikseeritud. Ja vaatame, kas tõepoolest ta seda on, vajutan Ctrl-Enter, jätan oma lahtri siia paigale ja võtan siit nurgast kinni ja kopeerin oma valemi siis siia lõpuni välja. Ja nagu näete, need on nüüd küll juba numbrid, mis omavad mõtet. Ja ka siia kokku lõpuks tuli meil 100%, mis näitab meile veel kord, et antud arvutused on õigesti tehtud. Kuid igaks juhuks võime ju veel piiluda valemi keskkonda ja vaatame siit täpsemalt, kuidas siis see valem formuleeritud on. Seega esimene valem G4 jagatud kogusummaga, läheme järgmise valemi peale, jällegi esimene valemi osa nihkub ühe võrra allapoole, teine jääb paigale ja nii edasi. Esimene valemi osa liigub ja teine valemi osa on meil fikseeritud. Suurepärane! Läheme tagasi oma normaalvaatesse. Ja seega, kui sa enne ei olnud kuulnud sellistest asjadest nagu suhteline ja absoluutne aadress, siis võib see esialgu natukene segadust tekitada. Kuid nagu sa kindlasti aru said, on need absoluutsed aadressid absoluutselt vajalikud ja mitte ainult protsendi arvutamisel. Mina arvan küll, et kui sa oled juba ühe korra kuulnud nendest fikseeritud lahtri aadressidest ja tead, kuidas see fikseerimine käib, siis tavaliselt tulevikus see enam probleemiks ei ole.